Tere! Minu nimi on Tamo ja ma olen Koda. Et kui konverentsi korraldajad palusid mul siia tulla ja rääkida natuke iseendast, siis võttis jala natuke nõrgaks. Ma olen sadu ülesastumisi teinud koolides ja asutustes ja erinevatel konverentsidel, aga mitte kunagi ma ei ole rääkinud iseendast. Et palve oli siis räägi, kuidas ühest keerulise minevikuga noormehest on saanud siis eeskuju liikumise eestvedaja. Ja minu tänase ettekande selline mõte või eesmärk on siis panna teid mõtlema sellele, et märgake palun oma eeskujusid. Ja mõelge selle peale, et milline on teie roll või mis hetkel on teie roll olla eeskuju ise. Ma pean nüüd selgitama, kes on Koda, kes või mis on Koda. Koda on siis kurtide vanemate laps. Mina olin siis kurtide vanemate kuulja laps. Mind kasvatas ema üksi ja ema oli siis lapsepõlves põdenud siis kõrvapõletiku ja selle kahjustuse tagajärjel 3-aastaselt kurdiks jäänud. Meil õega oli õnn olla kuulja. Aga ega see päris nii lihtne nagu ei olnudki alguses, ikka lapsed on lapsed ja ema on ema ja kõik see maailm on nagu väga selline ilus ja roosiline. Kuid ühel hetkel ma sain aru, et olla nii-öelda Koda või tollal lihtsalt, et erilisest perekonnast on nagu hoopis midagi suuremat ja midagi lahedamat. No näiteks, mul oli võime rääkida emaga pika distantsi pealt, ilma et keegi kuuleks. Ma mäletan seda, et ühel hetkel, kui ema viidi haiglasse ära ootamatult, ma olin siis mingi 9-aastane, jäin õega koju, õde oli siis mingi 6-aastane ja ma pidin siis õest hoolitsema. Ei olnud tollal nii, et kohe tuleb keegi lapsevanem või keegi tuleb sulle kaasa, lapsed pidid ise hakkama saama. Ja ma läksin siis sinna haiglasse, ei lastud sisse, sest oli garantii ja ma käisin akende all nii kaua, kuni ema tuleb akna peale, sest ma pidin õhtul õele süüa tegema midagi. Et mida ma siis teen ja kuidas ma siis teen ja ühel hetkel ema tuligi akna peale ja ta siis rääkis ja mina kirjutasin. Järgmisel päeval leppisime kokku, ma tulen täpselt sellel kellaajal, telefone polnud ju. Jälle täpselt kellaajal olin kohal ja siis ma rääkisin, kuidas läks, et see mannapudru läks täitsa. Ja nihu ja et anna midagi lihtsamat võib-olla. Ja niimoodi need asjad nagu käisid, et see oli selline eriline tunne, et ma olen väga eriline. Me olime ka väga erinevad teistest. Mul oli selline hea võime, et kui sõbrad tulid näiteks külla, et siis ma sain rääkida sõpradega nii, et ema ei saanud mitte midagi aru, see on vabadus. Ja teistpidi sain emaga rääkida nii, et mitte üks sõber ei saanud aru. Olles samas ruumis, kõik muudkui vaatasid, aga kõik muudkui kehitasid ellu ja ma olin väga heaks filtriks emale. Et ema sai ainult seda informatsiooni, mida mina tahtsin. Et kui te arvate, et kuuljad suhtlesid hästi, ei, nad vaatasid minu otsa ja siis mina siis pöördasin ema poole ema. Ja vastupidi ka. Ja loomulikult oli alati sees omakasu. Aga tegelikult oli mu maailm tol hetkel mustvalge, nagu pildidki. Meie kodus olid väga selged reeglid. Ema oli pärit 10-lapselisest perekonnast, olles siis 10. Ja et seda suurt laste kogumik nii-öelda ära hallata, oli isa kehtestanud seal väga selged reeglid. Ja minu kodus olid reeglid mustvalged. Meil värve ei olnud, hallid ja alasid ei olnud. See on õige, see on vale, see on õige, see on vale. Ja siis, kui ma tegin midagi hästi, ma sain alati kiita. Ja kui ma tegin midagi valesti, siis sõltuvalt sellest, kui palju ma olin siis üle joone läinud, järgnes ka nii-öelda karistus ja väga valus karistus. Aga ma olin sellega harjunud, sest ema mitte kunagi ei karistanud niisama. Mitte kunagi, aga karistus oli alati olemas, kui ma midagi valesti tegin. Ehk siis reeglid. Ma päris täpselt ei mäleta, millal tekkis see arusaamine, et meie kodu või minu pere on eriline teistest. Teiste erinev. Selles mõttes, et meil on erinevad maailmad. Ma usun, et see võis juhtuda koolis kuskil 8-9 aastaselt, kui mul tekkisid uued sõpruskonnad, kes siis nägid juhuslikult ema rääkimas, et kui ma emaga rääkisin, või oli siis see, et ema kutsuti kooli ja seal ma pidin emaga rääkima. Aga fakt on see, et minu
emaga suhtlemise nii-öelda vaade teiste poolt vaadatuna jäi mulje, et need on kaks sellist tegelast, kes omavahel nüüd siin kätega vehivad, et ega nad normaalsed ei ole, sest teame, et asju kätega selgeks ei tohi teha. Ja see maailm hakkas siis vaikselt ühel hetkel aina võimenduma koolis ja tekkisid konfliktid mustvalge maailma ja värvilise maailma vahel. Mul on väga selge reegel, mida ma tohin teha ja mida ma ei tohi teha. Koolis oli alati, aga vaata, kui sa teed seda niimoodi, vaat siis võib. Okei, astud sammu siia, läksid koju, rääkisid niimoodi ja said jälle karistada. Ja konfliktid muidugi süvenesid. Ja algklassidest juba põhikooli minnes, siis põhikoolis oli elu juba hoopis keerulisem. Ja tegin aga muidugi valikuid, 1, 2, 3 ja ei läinud valikute tegemine nii hästi, kui ma oleks tahtnud. Ühel hetkel ma avastasin, et ma istun kooli nurgas ja ei tahagi nii väga koolis käia, sest kõigil oli midagi mulle öelda. Erinevates konfliktides, ma ei hakka neid välja tooma, aga fakt oli see, et ühel hetkel ma sattusin nii-öelda sellesse rolli, kus parem oli istuda kuskil kõrval, eemal vahetunni ajal, kui teistega koos siis nii-öelda joosta ringi ja jalutada. Aga oli ka helgeid hetki. Õpetajad. Väga paljud õpetajad võtsid rolli või jällegi, kuna ei saanud emaga suheldud, kui kutsuti kooli, siis võtsid rolli, et selle poisiga ei ole mitte midagi peale hakata. Ma tajusin seda ja mõnes mõttes ma nautisin seda kohta tollal. Sest ikkagi on hea, kui ema kutsutakse kooli probleemi pärast ja siis õpetaja tahab rääkida, siis sa oled täpselt seal vahel, et mida te siis räägite. Okei, ema nüüd ta ütles, et ma olen tubli, ema naeratas on ja ema nüüd ta ei ole minuga rahul, ema tegi kurjema näo ja õpetaja luges siis ema emotsioone. Ja mulle see väga sobis rollina. Aga lapsena ma olin tegelikult osalesin vestlustest, millest ma ei oleks tohtinud osaleda. Ma käisin pankades kaasas igal pool, arsti juures, emal või ema töökaaslastel olid probleemid, ma olin kogu aeg lapsena tõlgiks kuskil mingite probleemidega. Ja omas maailmast nüüd kooli minnes siis teistsugune maailm. Ja istudes nurgas mäletan, mul oli klassijuhataja, oli matemaatikaõpetaja ja minu matemaatikahinded läksid muudkui alla ja ühel päeval ma mõtlesin, ma kooli enam ei tahagi minna, teen endale vaba päeva. Sest eelmine päeval oli olnud nagu ebamugav olemine ja tol hetkel siis mõtlesin, lähen linna jalutama. Külm talveilm oli ja ühel hetkel astus linnas nurga tagant välja mu klassijuhataja. Ühesõnaga mõtlesin, et tal ka vist on koolist vaja vaba päeva. Et ühesõnaga me kohtusime ja mul oli siuke tore läki peas kinni seotud ja siis tuli meelde ema õpetus, et ükskõik, mis probleemid sul ka elus ei ole, viisakaks pead sa alati jääma. Ja noormees võtab alati mütsi peast ära, kui tuleb vanem naisterahvas vastu. Ja õpetaja tuleb vastu, läki alt kinni seotud. Mina hakkasin siis kiiresti teda ära võtma ja teate, mis juhtub kiiruga, jah? Tõmbad sõlme selle paela. Ja ma ei saanud seda kuidagi ära, ma siis niimoodi tõmbasin, nii et nina oli tagurpidi aga ma olin õnnelik, et ma sain vahetult enne õpetaja nii-öelda tulemist selle mütsi peast ära. Ütlesin, tere! Ja läksin edasi ja panin mütsi pähe, küll mul vedas praegu. Ja siis teine mõttekoha hakkas peas ringi ema. Nüüd ta helistab ema töö juurde, direktor võtab emaga ühendust, ema tuleb õhtul koju ja see linnaskäik on jälle valus, õppetund. Ema tuleb koju, naeratab kõik korras. Läks hästi. Kindlasti järgmisel päeval see teema tuleb üles koolis. See oli kogu aeg niimoodi, see oli kindel rada. Läksin kooli, klassijuhataja tund. See ongi siuke tund, kus arutatakse kõiki asju. Ja õpetaja võttiski teema üles. Räägime täna etiketist. Ära palun, et minu mütsist nüüd räägi on ja ära räägi, et ma poppi tegin, ära sinna. Ja tema rääkis erinevatest asjadest ja siis ütles, et üks teema veel muidugi siin, et räägime, tihti tekib küsimus noormeestel, kuidas selle mütsiga siis tegelikult on. Et kas peab teda ruumis kanda, tohib kanda, miks tüdrukud tohivad kanda ja poisid ei tohi ruumis kanda ja mis siis teha, kui talveilm on ikka õues pagane ja sul on läki. Ja seletas ilusti ära, et piisab sellest, kui sa vaatad inimesele otsa ja ütled tere ja ei pea mütsi peast ära võtma, sest kõik saavad aru, et talvel ei ole vaja haigeks jääda. Ja siis ühel hetkel tegi sild selline. Väärtuste sild. Issand jumal, see õpetaja räägib täpselt seda sama juttu, mida mu ema on kogu aeg rääkinud. Ma olen põhikoolis, ma olen algklassides saadik neid jälginud ja nüüd on üks inimene, kes siis on võtnud selle mõtte nagu omaks.
ja sel hetkel süttis majakas. Ja matemaatika hinded läksid tol hetkel, mäletan üles, terve semestri või veerandi lõpuni oli nad üleval. Ja ma jälgisin siis igat selle õpetaja sõna, mis puudutas väärtusi. Matemaatikat ma tahtsin õppida sellepärast, et olla talle meele järele. Mäletan, see oli selline, kui ma 4 sain, siis ma ütlesin, et ikka ma olen sinu vääriline natukenegi. Aga ühest õpetajast päheks, sest mitmed teised õpetajad leidsid ikkagi seda, et poiss, kui ema on vaimse puudega, mis visuaalselt välja paistis, ja ju siis pojaga ei ole ka kõik korras. Ja konfliktid muudkui süvenesid koolis. Ja ega ma päris täpselt aru ei saanudki, milles see asi on, aga ühel hetkel ma tundsin, et ma erinen teistest väga-väga palju. Ja koolis käimine oli täiesti selline juba, võis käia ka. Et aeg-ajalt astuda läbi ja siis ma leidsin ühe ringkonna. Juhuslikult sattusin seltskonda, kus siis eluväärtused olid hoopis teised. Kuidagi oli sättitud nii, et kõige tähtsamal kohal on sinu turvalisus, sinu turvatunne. Et kui sina oled meiega koos, siis meie kõik oleme sinuga koos, nagu musketeridel. Ja siis ma tundsin, et see on nagu õige koht olla. Et liituda selle grupiga, aga üks asi, mis selle grupiga kaasas käis, selle grupi tunnuseks või selliseks kaasas olemiseks oli alkoholi ja tarbimine ja suitsetamine. Sellest sai minu igapäevane osa. Ehk siis olles seal 14 kuskil, oli alkohol minu elu lahutamatuks osaks igapäevaselt. Ja ühel päeval, kui ma olin siis 16-aastane, juhtus siis selline lugu, et mu sõbrad, kes muidu kogu aeg toetasid mind, otsustasid seekord, et võtavad, pole mind kuskile panna purjus peaga, et viivad koju. Ma täpselt seda lugu ei tea, kuidas see koju jõudmine viidi, aga ma tean täpselt seda, et mis hommikul juhtus. Hommikul olin oma voodis, avasin silmad ja vaatasin, ema istus voodi ääre peal ja hoidis kätt rinna peal ja pisarad olid silmas. Ja siis küsis, et jood veel, ma ütlesin, suitsetad, ma ütlesin, lubad? Ma ütlesin, luban. Okei, tõusis püsti rahulikult, pani riidesse ja läks tööle. Midagi muutus. Ma olin oodanud kogu aeg, et tuleb selline füüsiline karistus. Silmad lahti teed ja nüüd sa ju tegid pahandust ja nüüd tuleb midagi. Ei tulnud. Ja see on lubadus, mis on aidanud mul täna terve oma elu hoida mind ühe joone peal. See on üks minu vundamentidest. Emale antud lubadus, mille ma tegelikult andsin iseendale. Et kui ma oleks astunud sammu tagasi ja lubanud endale alkoholi ja suitsetamist, siis ma oleks reetnud iseennast ja ma ei oleks olnud võib-olla ema vääriline. Täna küsitakse ka, et sa oled juba natukene üle 50, et sa võiksid ju nüüd juba võtta. Hea meelega võtaks, aga ei saa ema käest küsida. Ema ei ole enam, nii et seda lubadust tuleb elu lõpuni hoida. Muutust alkoholist ülesaamisele aitas kaasa ka see, et ma vahetasin keskkonda. Ma läksin õppima Olustvere Sophoos-tehnikumi ja oma kodulinnast ära ja kõik sõbrad, kes mul olid tollal, jäidki sinna. Ja ma otsustasin, et ma teen selle sõpruskonnaga lõpparve ja asun uuele teele. Ja esimesel kooli nädalal või kuul, ma nüüd täpselt ei mäleta, tulid siis erinevate ringide juhid tulid rääkima, et kes kuhu võiks minna, kes rahvatantsu, kes peotantsu, aga mind kõnetas võitluskunstid. Ma olin nii palju elus kakenud juba. Et nüüd on lõpuks ometi saanud siis sellise professionaalse aluse, et kuidas siis päriselt ikka tuleb kakelda. Ja juhtus jälle, et asi ei läinud nii, nagu mina mõtlesin. Ma läksin karateesse, aga seal teadupärast on natuke teistsugused väärtused. Ja 2 treenerit tinistasid mu ära, nagu öeldakse. Ühe treeneri selline mõte oli see, et kogu aeg karateka ei ründa mitte kunagi esimesena. Mitte kunagi ei ründa esimesena. Sellega algas meie treeningud ja tihtipeale lõppesid ja see oli nagu mantra. Me muidku laulsime kaasa, karateka kunagi ründa, aga ise mõtled, et kui see kaklus tuleb, et mis asja me ei ründa. Julge algus on ju pool võitu. Et suke konflikt väike sees, aga mantra muidku loeti. Ja teine treener siis, temal oli teistpidi, et pidamata lahing on võidetud lahing. Ja ega ma poisina mäletana päris aru ei saanud sellest kuni ühe hetkeni, kus mul tekkis konflikt ja ma olin vastakuti olukorras, kus ma oleks varasemate reeglite järgi kohe rünnanud. Siis tuli meelde, et karateka kunagi ei ründa esimesena. No okei, ma võtan siis poosi sisse vähemalt. Ja me vestlesime.
ja vestlus lõppes hästi, me saime selle partneriga ühte väärtusruumi astutud ja pärast veel kooli lõpuni väga tihedalt suheldud ja ei olnudki probleemi, ma olin leidnud endale tegelikult liitlase. Ja sel hetkel, kui ma selle liitlase nagu leidsin, majakad jälle süttisid. Ja neid majakaid ma olen jälginud terve oma elu, et ei ole mõtet alati konflikti minna. Kui lähed konflikti, see võib olla väga hea algus uuele nii-öelda sõprusele, kui te suudate ühte väärtusruumi ennast viia. Ja sealt edasi ühel hetkel avastasin, et olen sattunud juba omadega nii-öelda treeningsaali, kui sõjaväes ka käidud oli ja veel eri oskusi võitluskunstide vallas nagu juurde omandatud. Oli seal selline lugu, et ma nägin oma treenerit Tallinna tänaval. Ehk siis ühte oma majakatest. Ta tuleb vastu ja küsis mu käest, et ma küsin tema käest, et kuidas läheb? No mis ta siin läheb, et tööd ei ole, et keegi ei taha trenni enam teha ja mõtlen, mis mõttes ei taha, et sa oled mu elu nii-öelda ratastele saanud, sa oled näitanud mulle tee ette, mida mööda ma olen kõndinud juba siin mitmed aastad ja ma ei ole kordagi libastunud ja ma olen tänu sellele oluliselt tugevam. Ja siis ta ütles, no aga ära muretse, ma mõtlen midagi välja ja mõtlesingi välja. Asutasime Rivetta spordiklubi. Nüüd tuleb välja, et siin saalis on isegi selles spordiklubis viibijaid või käinud treeningutel osalejad. Ja panime selle käima ja läks üsna kiiresti. Ühel hetkel Eestis oli see üks kõige suuremaid spordiklubisid. Ehk siis täna, kui me vaatame tagasi ajaloos päris huvitav, et Taisi treeningud on maale toodud Rivetta klubi poolt, Wing Chuni treeningud, siis Taishi treeningud, lavavõitlust oleme teinud ja me tegutseme tänase päevani, aga oleme nüüd fokusseeritud natuke väiksemalt. Ehk siis me arenesime päris suurelt ja mul oli siis roll olla seal peatreeneriks erinevatelt. Alustasin täiskasvanutest ja jõudsin noorukite juurde ja siis jõudsin laste juurde. Ja mulle meeldis lastega tegeleda. Mõned ütlevad, et lastega ei saa hakkama, et need on kõige täiesti absurdsem maailm. Ma ütlen, et lastega on väga lahe töötada. Siis on lahe töötada noorukitega ja siis pärast, et kui teil aeg on, siis te võite tegeleda ka täiskasvanutega. Ja jällegi mõte miks? Sest kui me täiskasvanutega räägid mingit filosoofilist juttu, siis vaadatakse sind niimoodi, et ikka okei. Ja siis sa näed, kuidas see pingitakse mingite väärtuste vastu kogu aeg. Ma ütlen, et see peaks olema nii, ping käib jälle. Ja vahest mõni kohe, loogiline, aga neid on vähe. Noorukite eas on nagu neid mõtete kinnipüüdjad oluliselt rohkem, kes suudavad sobitada selle sinu väärtusruumi, enda väärtusruumi ja nendega on parem töötada. Ja lastega üldse ei ole probleemi töötada. No nad panevad ju kohe sulle otse, et kui sa ütled midagi valesti, siis sealt tuleb kohe see nii kiiresti tagasi, et sa ei pea mõtlema, kus see teerada on. Majakad põlevad väga selgelt, et tuleb minna mööda seda teed. Ja meil oli kombeks treeningutel teha lastega siis, mis pärast selle kasvas millegi pärast, aga lastega selline asi, et 1 kord kuus me tegime väärtuspõhiseid treeninguid. Mis on karate maailmas nii-öelda väärtuspõhine treening või võitlus. See tähendab seda, et me tuleme trenni, paneme kõik vööd ilusti peale, võib-olla teeme ka ära mingisuguse mängulise harjutuse ja siis istume maha, hakkame rääkima. Ja räägime siis, miks asjad elus just nii toimivad. Miks on nii, et isa jätab oma sokid maha ja ema peab siis need ära koristama ja kas see on ikka õige. Ja käisime seinast seina neid teemasid läbi. Ja ühel hetkel ma avastasin, et minu ees on lapsed, lasterivi, mingi 30 last ja seal tagasi on umbes 30 täiskasvanud lapsevanemad. Ja siis ma lõin selle sama silla, mida matemaatikaõpetajad valal lõi. Et rääkisime lastega ja pärast me rääkisime vanematega. Vanemad hakkasid saatma nii-öelda helistama, kuule, mul oli täna kodus selline väärtuskonflikt alla, et poiss saatis meid pikalt, järgmine tund, võtsime selle sama teema, ma ei rääkinud konkreetselt selle poisiga, see poiss ei saanud elu sees aru, et ma räägin just tema teemat, aga me arutasime seda teema lahti klassi või nii-öelda saalis tunnis, et võitluskunstide tunnis. Lisaks põhiväärtustele, mis ma olin kaasa saanud enda nii-öelda 2 suunda, mis ma olin kaasanud oma treeningutelt, lisasin siis aastal 2000, ma avastasin 3 sellist märgilist sõna nagu, või sõnakooslus nagu ole salliv, ole hooli, ole valmis aitama.
ehk siis tänased päevad me ei ole mitte midagi teistmoodi. Nüüd on ligi 20 aastat mööda läinud ja me ikka räägime sellest samast ühest ja sellest samast väärtusruumist. Ajal, mil ma siis tegelesin siis lastega, oli mu põhitööks Eesti Raudteel turvajuhiks olemine. Ja Eesti Raudtee turvajuhil tollal oli 90-ndatel väga keerulised ajad, olid kuritegevus hästi suur. Ja ma arvan, mind värvatagi tänu sellele, et mul oli nagu eri väljaõppe. Et leiti, et kui ühel pool on nagu pahalased, siis teisel pool peaks olema need, kes oskavad nende pahalastega hakkama saada. Ja mul õnnestus väga tiim kokku panna ja nii-öelda kuritegevust natukene organisatsioonis või nii-öelda organisatsioonist ja ka organisatsiooni ümbert välja viia ja panna fookust rohkem õnnetustele, mis mind kogu aeg nagu häirisid. Nad häirisid mind tegelikult rollis, kus ma pidin sõitma õnnetustele välja ja tagama rongiliikluse. Ehk siis, kui toimus mingi õnnetus, siis ma sõitsin välja ja raudtee esindajana oli minu ülesanne teha kõik selleks, et rongid kiiresti liiguksid. Rohkem mind ei huvitanud, ma ei vaadanud, mis juhtus, kus juhtus, aga ühel hetkel hakkasin kuulama lugusid. Miks need asjad juhtuvad ja mis asjaoludel. Ja siis hakkas mõte nagu kinnistama, et see on tegelikult oluline teema, kuni siis aastal mingi 2000, ma arvan 4 vist algus, toimus Kristiine juures üks õnnetust, millest ma olen väga palju ka oma avalikes esimestest rääkinud, kus ma juhtusin nägema pealt väga valusat sündmust, kus ema üritas oma last kokku panna pärast rongiõnnetust. Ja kui ma tavaliselt olin käitunud nagu niimoodi, et kiiresti tehke seda ja rongid peavad sõitma, siis see oli minu elus nagu esimene kord, stopp, politsei ärge kiirustage, päästjad ärge kiirustage, rongiliiklus seisab täpselt nii kaua, kui ta seisab, andke emale aega. Ja see on see minu üks nendest majakatest, kui keegi räägib näiteks raudteeohutusest ja nii edasi. Ja kummalisel kombel läksin siis selle teadmisega oma juhi juurde, seal oli ka mitmeid seiklusi enne, aga käides ära Ameerikas tulin siis tagasi juhi kabinetti, kes oli ka ameeriklane ja ta küsis siis, käisid Ameerikas õppimas, et mis sa arvad, kas me võiksime selle programmi nagu Eestisse ka tuua. Ja ma ütlesin, et ikka võime. Ja siis tuli küsimus, how much? Mis asi how much? Et palju see programm maksab? Vaatasin lahki, ütlesin ühe numbri, ta ütles okei. Et järgmiseks aastaks tee juba oma plaan. Ja sealt uksest välja tulles siis jällegi hakkas kellukene helisema, et tundsin, kuidas üks majakas nagu selja taga süttis, et on otsuseid, mida me ei tee Excelite baasil. Ei olnud mingisugust analüüsi, tasuvusarvestust juures, oli väärtuspõhine otsus. Organisatsiooni juhi poolt, kes siis võttis vastu otsuse, minu organisatsioonis on kõrgem ohuallikas ja me peame andma ühiskonnale midagi tagasi. Ja kui ma korra lähen tagasi, sellest organisatsioonist sai siis Operation Lifesaver Estonia. Asutasime selle aastal 2004, 19. november, ehk siis meestepäeval, eile. Ja täna on siis 15 aastat tagasi asutatud. Ja korra tagasi minnes me kutsume oma organisatsiooni lühendatult OLE, Operation Lifesaver Estonia. Me kodulehti on ole.ee. Et selle materjali kokku pannes avastasin, et juba aastal 2000, ehk siis 4 aastat enne veel, kui ma olen jõudnud nii-öelda raudteeohutusega tegelemisele, oli ma ära nimetanud oma järgmise nii-öelda projekti tulevikus. Korra mul on hea meel, mul on aega. Ja raudteeohutusega tegelemine oli selles mõttes nagu huvitav, et kui 2004 me alustasime, siis teadlikkus sellest, et raudteel käimine on keelatud, oli ligi 0 lähedane. Käisid koolis ja ütlesid, et raudteel käia ei tohi, kõik vaatasid sulle otsa ja tegid näo, et millest sa räägid. Ja hakkasin siis Eestis koostöövõrgustiku üles ehitama ja läksin tollal Maanteeametisse ja Maanteeametis siis öeldi mulle väga selgelt, et raudteeohutus on raudteeohutus ja liiklusohutus on maantee ja liiklusohutus. Palun, ärme ajame neid 2 asja segamini. Ja ei piisanud minu pingutustest, et saage aru, et see inimene ju läheb mööda teed ja siis tuleb see raudtee ette ja siis läheb edasi, et kuidas me seda joont siia vahele niimoodi tõmbame. Ja pikka aega ta nii toimiski, kuni toimus jälle muudatused inimestes. Ehk siis 2004 või 2005 siis, kui ma alustasin, siis oli juba raudteel käimine on keelatud, oli ligi 0 lähedane. Käisid koolis ja ütlesid, et raudteel käia ei tohi, kõik vaatasid sulle otsa ja tegid näo, et millest sa räägid. Ja hakkasin siis
tänaseks jälle sellest konfliktist, väärtuskonfliktist on saanud olukord, kus meie kõige tublimad, kõige aktiivsemad vabatahtlikud töötavad just Maanteeametis aastaid hiljem. Ehk siis inimesed on näinud, et minu organisatsiooni panus on väga oluline, aga samamoodi on ka oluline see, kuidas meie panus Eestis üldiselt nii-öelda toimima hakkab. Ja kaasa on tulnud siis erinevad siseturvalisust loovad nii-öelda organisatsioonid ja nii edasi. Ja aasta 2017 hakkas helisema peas üks kellukene, kuna raudteeohutus olles nii-öelda väga spetsiifiline tegevus, mis mõnes mõttes puudutab võib-olla mõningaid väga vähe, me suutsime käima panna niimoodi, et tegelikult liikleja on oluline. Ja et kui me suudame liiklejale anda võimalikult palju sarnaseid signaale, sarnaseid mõtteid, et siis me loome ühtset väärtusruumi. Meil kaovad nii-öelda organisatsiooni märgid nagu küljest ära ja asemele tuleb see oluline, miks me seda teeme. Ja 2017 siis käisin välja ühe sellise idee, et kas me võiksime tulla kokku organisatsioonidena, kes siis loovad sellist tervemat ja turvalist tulevikku, kes pingutavad selle nimel, et me loobuksime 9 aastaks, EV100 aastaks, loobuksime oma nii-öelda põhisõnumitest või oma kampaaniatest või kohandame need kampaania sõnumid ühe sõnumi järgi. Ja nagu enne ütles, väikese lapse soov, aga mina tahan teha midagi, on veel teadmatuses, sest ta ei oska veel ja siis see vanema ütlemis, aga mina annan sulle selle töövahendi, aga mina luban sul teha nüüd seda, näiteks piparkoogiga me toon nagu tihti näitajad piparkoogi valmistamisel, et ole hea, anna mulle see nuga, oot, ma annan sulle puustnoa näiteks. Et see otsus, teadlik otsus täiskasvanu poolt on nagu väga-väga oluline. Me tulime kokku ja avaüritusel juhtus midagi sellist, mis pani süttima mitmeid majakaid minu elus. Meie organisatsioonide juhid tulid lavale, panid käe valge õhupalli peale ja ütlesid, aga mina päästan inimelusid, Päästeameti esindaja. Häirekeskuse esindaja tuli ja ütles, aga mina aitan hädas olijat. Ja ühe hetkega tekkis tegelikult kogu organisatsioonile üks selline väärtus, mida me kõik koos vedasime. Ja me leppisime kokku selleks, et testida, kas me oleme valmis ühiseid sõnumeid või ühte väärtusruumi looma. Me tulime välja kampaaniaga, aga mina. Ja tulemus oli siis selline. Me tulime kokku, et midagi koos ära teha. Ja eeskuju liikumisel endal puuduvad absoluutselt eelarvelised vahendid. Ja puuduvad sellepärast kampaaniaks, sest eeskuju ei maksa midagi.
eeskuju algab ikkagi meist endast, organisatsioonide juhtidest, indiviididest ja sealt edasi liikudes. Mul on hea meel, et meie eeskuju liikumist märkas nii-öelda Riigikantselei EV100 toimkond, ka peaminister, kes siis kutsus nii-öelda meid kõiki ühel hetkel Stenbocki majja öelda aitäh. Ma ei tea, palju teist seda kampaaniat märkasid. Mõne väga vähesed. Ikka mõned märkasid, et tuleb natuke rohkem. Et see kampaania oli suunatud tegelikult ju meile endile, ehk siis nendele organisatsioonidele peaasjalikult, tõestamaks seda, et me teeme koostööd. Me oleme võimelised astuma sammukese edasi ja nagu ma ütlesin enne, tulema sellest oma rollist välja ja vaatama suurema tuleviku poole. Muutused algavad meist endist. Ehk siis sellel hetkel, kui mina otsustan, et mina nüüd teen niimoodi, nähes midagi positiivset või nähes midagi negatiivset, ma enam nii ei tee, teen ma otsuse ja panen süttima majaka. Organisatsioonid, kes eeskuju liikumisega on liitunud, on juba Eestis majaka rolli võtnud endal. Nad teavad, et nende tegevusest turvalise tuleviku loomisel on väga-väga oluline roll, suunav roll. Ma olen täiesti kindel, et Eesti oma erilisuses ja erinevuses, oma väiksuses, oma koostöövõimes saab olla maailmas teenäitajaks. Meil on seda potentsiaali, et Eesti erinevates valdkondades, eriti kui me räägime, kuidas luua turvalist ja tervemat tulevikku, võiks olla siin majakaks ka kogu maailmale. Aitäh!